tere jälle, Transformation läheb väga hästi, aitäh küsimast. Täna on neljapäev, üks päev on veel jäänud, veel pole alla andnud, lõpusirge. Aga täna üks sõbranna kutsus välja ratsutama. Ma ei ole mitte kunagi ratsutanud, mul ei ole olnud kunagi plaanis ka ratsutama minna, sellepärast et ma kardan hobuseid. Väga, ma isegi julgeks, ma arvan, eesli või kaamliga sõita. Siis ma mõtlesin, et I'm gonna fucking vlog that shit. Inshallah, ma loodan, et ma ei kuku. Loodan, et ma saan kiivri või midagi, sellepärast, et muidu ma sinna otsa ei roni. Uskuge või mitte, aga ma sõidan hobusega. Ja üksinda. Polegi nii hullu. Algus oli vähe raske, algus oli sitaks raske. Aga ma ikka kardan. No nii, see oli mu tibu. Aga ma ikka kardan neid, sest nad on imelikult suured ja ma ei tea, mismoodi nad tehtud on. That was another one. Täna on reede, viimane päev katti ja vaatasin õhtuni, et õhtupoole trenni minnes. Täna ma hakkan vaikselt laadima ka. Ja kuidas ma seda teen, siis ma alustan Vitargoga 100 grammi karbsi siit enne trenni. Täna olen ainult söönud kana, tomatit, pähkleid, muna, kohupiima, protet. That's about it. 5 päevaga ma kaotasin 3 kilo. 3 kilo, kui ma normaalselt ära karbapin, siis nüüd hommeks tagasi. Aga mis õhtul trennis näitan, missugune vorm tuli. Eile sain siis oma suurest hirmust üle, sõitsin esimest korda hobusega. Ei olnudki nii hull, kui ma arvasin. Oli hull, aga ei olnud nii hull. Alguses siis seal jalutasime niisama, proovisid seda rütmi kätte saada ja seda mingit puusanöksu. Ühesõnaga 3 kiirust vist oli. Esimene selline rahulik, õppida alles teine, siis sa juba ratsustad ise. Ja siis kolmandani ma ei julgenud, sest instruktor oli, et davai, et paneme järgmise käigu sisse. Ma olin nagu oot, ei pane mingit käiku siin sisse. Sest see juba teise kiiruse peal oli hirmus. Seepärast, et kui sa ei saa seda rütmi kätte, siis sa lihtsalt lendad seal peal, sa ei oska nagu midagi teha. Vitargo siis pre-workout, kreatiin, let's go! Sealt tehtud, piitsa tegin ka lõpus, aga seda väga ei filminud. 2 saadetust tegin, mõlemal 2 seeriat lihtsalt Feiderini alas. Ja teeme väikse fisiik-update'i siis, vaatame, mis 5 päevaga tehtud sai. Muidugi praegu on pumbaga ja võib-olla veits higine, siis näeb võib-olla parem välja, teine valgus ka. Ma ei tea, minu arust on ikka nii vett täis. Ma ei saa aru, kuidas ma saan ikka nii... paks lihtsalt, mitte ma ei ole vett täis. Selles on vahe. Vahest ka mõned ütlevad, et I'm retaining water. No you're not retaining water, you're just fat. Same case. Selline oli vorm siis peale trenni, pumbaga. Nüüd selline vorm on praegu kodus mingi tund-poolteist peale trenni. Ma ei ole siiamaani veel midagi söönud, peaks hakkama laadima. Ja tegelikult mul ei ole üldse isu, sellepärast, et suht intens trenneri. Ma söön hommikuhelbeid või kaerahelbeid või siis magame ära. Miks ta hapu on, aga ta ei lõhna nagu hapu. Ei, see on hapu.
mis ma nüüd teen? Fuck, okei, mul on pood täpselt siin all, ma ei viitsi sinna minna. Minu on veega, söön veega. Siis me paneme siia natuke veel mett. Teeme shake'i ka endale, sellepärast, et siin väga valku ei ole. Ma oleks võinud shake'i teha ja siis selle siia sisse valada. See on see, kui pole 5 päeva karpse saanud. Täiesti ajukäbik lihtsalt, ei mõtle. Shit, see on. Selle siin ära, aga ma teen ühe veel, ma selle siis segan selle protega kokku. Ja siis ma panen veel 2 või 3 skuupi Vitargot ja siis ma olen magama ära, sest ma ei viitsi enam mul kopees söömisest. Homme hommikul vaatab, milline vorm on.